Olen postitanud poliitikast peagi 12 aastat ja kõige tavalisem tagasiside on midagi sellist. Miks teie nii negatiivne olete kõikide erakondade ja kõikide poliitikute vastu? Lubage, et ma seda selgitan. Poliitikute otsused. 12 aastat tagasi alustasin veebilehe Eesti Käkikeerajate Liit. Sellest saadik olen iga hommikul kiirelt vaadanud uudiste veebilehti ja postitanud pilapilte või muud kommentaari Eesti tegelinskite tegevusest. 365 päeva aastas korda 12 aastat on varsti 4500 märkust tehtud otse igapäevastest uudistest. 12 aastaga pole olnud ühtegi päeva, milles ma pole leidnud pettumust Eesti poliitikutest. Kas teie oskate välja mõelda muud elukutset, milles käputäis inimesi suudavad nii pika aja jooksul tekitada pidevalt negatiivseid uudiseid? Mul on raske uskuda, et keegi soovib olla või tunnistada end poliitikuks. Olles poliitik, sa tunnistad, et kuulud sobimatude rühma, kes pidevalt kodanikuühiskonda sassi ajab. Ärge arvake, et ma ei leia vigu ka teiste riikide valitsustes. Ma toon teile varsti mõned näited. Aga tähtis on öelda, et vead, millest räägin, on pärit meie omapärasest demokraatia rakendusest ja mitte ainult hoolimatust, arusaamatust ja pahatahtlikutest inimestest. Kui teie suudate oodata tänase jutu lõpuni, siis kuulete ka, milliseid parandusi võiks kaaluda, et meie demokraatia muutuks reageerivamaks rahva vajadustele. Demokraatia kehvad otsused. Raske on otsustada, milliseid näiteid demokraatia nõrkustest esitan. Algan siis esimese Eesti vabaduse ajast peale esimest maailmasõda. Liitlasväed nõudsid Weimari Vabariigi demokraatliku parlamendi valitsuselt sõjakulutuste hüvitist. Liitlasriigis nõudsid hüvitised kullaga tagatud Saksa markadega ja Saksa Riigikogu otsustas neid markasid osta võlaga. Parlament kiitis heaks võlakirjad, millega laenati raha liitlasriikidelt ja maksti võlakirjade põhiosa ja intressid ilma tagatuseta Saksa pabermarkadega. Inflatsioon tõusis pidurdamata. Leivapäts Berliinis, mis maksis 1922. aastal umbes 160 marka, maksis ühe aastaga, järgmisel aastal, 1923. aastal, 200 miljard marka. Poliitikud ei saanud üldse aru majanduskriisist. Sel ajal, kui Baieri osariigi võlg kahekordistas Baier sporditoetust võimlejatele. Parlamendi demokraatlikud otsused väljendati lihtsalt raha trükkimisega ja võib väita, et Weimari Vabariigi inflatsioonipoliitika silus tee natsipartei tõusuni ja ka teise maailmasõjani. Jaapani parlamendi valitsus. Peale teist maailmasõda liitlasväed asutasid demokraatliku parlamendi valitsuse Jaapanisse ja järjekordsed parlamendivalitsused on juhtinud riigi pidevalt ja vankumatult demograafilise langusele. Pärast sõja parlamendid lõid tööturu, mis on tänapäevani selgelt perevastane. Perepuhkused ja meditsiinipõhised puhkused on heidutatud. Sellise poliitika tagajärjel 35% inimesi elavad üksinda ja ei tülita ennast elukaaslastega, kes segaks regulaarse töölekäigu rütmi. Regulaarsed töönõuded on nii ranged, et Jaapan on kaotanud 2 miljonit regulaarset töökohta samal ajal,
kui ajutise tööjõu töökohad on kasvanud 6 miljoni võrra. Noorte ja ajutiste tööliste töökindluse puudumine on üks tegur, mis mõjutab üksinda elamist ja langetab iivet. Rahvasaadikute otsused piiravad sisserännet Jaapanis. Pole ühtegi riiki, mis piirab sisserännet Jaapani tasemel. Ainult 2% Jaapani elanikke on välismaalased. Võrdluseks, Hispaanias on 11,4% rahvast välismaalt. Perevastane ja sisseränne vastane poliitika mõjub halvasti tööturule, sest töölisi pole kusagilt võtta. Jaapanis on töölisi vaja nagu kõrbed vajavad vihma. 896 küla ja linna on välja suremisel. 8,5 miljonit elukohta seisavad tühjana. See on 13% kõigist elutasemetest, sest pole elanikke, kellega neid elukohti täita. 7000 riigikooli on sulatud, sest lapsi pole. Muist põllumajandustöötajad on üle 65 aasta vanad. Ülalpeetavate ja töötajate suhe on ligikaudu 1:1. Vähem töötajaid tähendab vähem toodangut, vähem pensionäritoetust ja vastavat SKP langust. Tervishoiukulud kasvavad, sest elanikkond vananeb, aga kahanev tööjõud tähendab, et tervishoiu kättesaadavus ja kvaliteet ka langeb. Jaapani parlamentaarsed otsused on sundinud rahva kuristikule, kus järgmise põlvkonna jooksul kaotab Jaapan 1/3 oma elanikkonnast. 10 põlvekonna pärast võib saar olla jaapanlastest tühi. Taasiseseisev Eesti. Mul pole aega teile oma 4500 poliitilist kommentaari siin esitada. Kui teie tunnete huvi, siis võite servida minu YouTube kanalit ja Teabelehe Facebooki veebilehte. Aga kokkuvõttes pole meil ühiskonnas ühtegi, kes ei tea korruptsioonist, parlamendisaadikute puutumatusest ja valitsuse hoolimatusest. Meie kultuursed väärtused on pärit maaelult, mis on nüüd peaaegu täielikult hävinud. Väikesed majapidamisi, milles oli lehm, paar põrsat, kanad, kartulimaa, juurviljad ja marjapõõsad aiamaal, on näha ainult vabaõhumuuseumis. Nagu Jaapanis maakohtadel kaovad nii koolid kui külad kui viimased vanurid. Pensionärid, kellel oli võimalik kindlustada elu aiamaa ja loomadega, jäeti abitult, sest väikesed pensionid ei kompenseeri kodust pärit toitu. Kütuse ja alkoholiaktsiisid rikastavad naaberriike ja vaesustavad omakseid. Kütuse aktsiis on eriti koormav nendele, kes ei ela Tallinna lähedal, sest kõrgem küttehind mõjub otseselt toidu ja toodete transpordikulule. Toetused suurfirmadele nagu Estonian Airile, Tallinkele, Tallinnas Sadamale, Eesti Energiale, Nordicale rikastavad poliitikute sõpru ja toetajaid koolilaste ja pensionäride arvelt. Häbi peaks olema poliitikule, kes kulutab oma palga ja hüvitisele hiigelsummad, mida saaks otstarbekamalt kasutada rahva vajadustel. Muidugi Toompead tegelinskid arvavad ennast ametit väärt. Aga meie teame, et nad on ametis ainult sellepärast, et valimisseadus lubab meil valida ainult nende nimetatud kandidaatide hulgast. Ülepaisutatud egod. Kui piiratakse kandidaate ükskõik mis viisil, kindlustame, et kõrgetel kohtadel saadikutel ja valitsuse ametnikudel on madalad standardid. Nende madalad intellektuaalsed standardid, madalad kogemuse standardid ja madalad hariduse standardid on seotud kehvade otsustega.
Kommunistide partei piiras valitsuse ametnikke nõnda, et ainult partei liikmed tõusid juhtivate kohtadele. Teie mäletate paremini kui mina, milliseid lolle otsuseid sellised tegid. Aga las ma tuletan ühte tänapäevani silmapaistvat asja meelde. See on Piazza Romana metrooplatvorm Bukarestis. Kummaline on platvormi kõverus ja laius. See on nii kitsas, et reisijal jääb tunne, et üks vale samm saadab teda rongiradadele alla. Tuleb välja, et metroodisainerid olid selle kohale otsustanud ehitada tavalise metroojaama. Aga Elena Ceausescu oma professionaalse õmbleja silmaga otsustas, jaamu on liiga palju, vähendage neid. Ja nii jäeti Piazza Romana jaam ehitamata. Elena Ceausescu tõstatud probleem seisned selles, et sellel kohal polnud ühtegi vabrikut. Ja nii töölisklass kui ka noored üliõpilased, kes seal kohal koolis käisid, hakkasid paksuks minema ja peaksid rohkem kõndima. See tähendab järgmise metroojaamani. Salaja metroo ehitajad võimaldasid hiljemalt jaama ehitamist sellel kohal, kuigi seda tehti nii, et seltsimehe Ceausescul see silma ei jääks, sest tema oli oma otsuses kindel. Aasta pärast metroo avamist oli isegi kompartei tädile selge, et sel kohal oli metroojaama vaja. Ja siis töömehed kaevasid rahvale juurdepääsu tunnelid metroo paksu seinade taha, aga platvormi laiendamise võimalus jäi piiratuks. Piiramatu võim ja prestiiž ülepaisutab iga idioodi ego. See on Burj Khalifa pilvelõhkuja Dubais. See on peagi teine kodu nii Eesti lõbutüdrukutel kui ka Eesti eliidil. Ja mina olen kuulanud kiidulugusid unelmatest puhkustest Dubais. Vähestele jääb silma reaalsus, mida lõid kohalikud targad. Siin näete igapäevast Sibi autode tänava ummikut Burj Khalifast. Pilvelõhkuja pole ühendatud heitvee torustikuga, sest torud ei suuda seda sitakogust kuidagi eemaldada. Kaltspea kleidikandjate eliit otsustas ehitada maailma kõrgema ehitise ilma kanalisatsioonisüsteemi. Dubai idiootide liider on oma jõu ja prestiižiga nii vaimustatud, et arvab oma arendusprojekte paremaks. Praktiliselt tehnilise hariduseta Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum kiitis ka heaks Palmsaarte ehitamist sellisel mastaabil, et oleks need kosmosest näha. Saarte ehitamine algas aastast 2001 ja 20 aastaga pole veel lõpetatud. Liiv, mida kasutatakse saarte ehitamiseks, pole mitte kõrbeliiv, mis oleks piiramata kogustes kergelt kätte saada, vaid mereliiv. Nad räägivad, et kõrbeliiv on, graanulid on liiga suured. Ja ma ei oska selle kohta kommenteerida, aga merepõhjast võetud liiv hävitab mereelu ja ka sellega, et nad puistavad seda mereliiva korallriffidele. Veel hullem, NASA mõõtmiste kohaselt vajuvad need saared 5 millimeetrit aastas. Merepinna tõusuga Dubai ametnikud ise ennustavad, et kogu Dubai ja Palmisaared jäävad vee alla. Kokkuvõtteks võib öelda, et Maktoumil oli kogu raha ja jõud maailmas, et midagi luua ja tema maksis raha, et hävitada koraalrahu, mille peale ehitada uppu veeslinn. Ja miks oli Palmsaari üldse vaja merre ehitada? Kõrbes oli ju nii palju ruumi kui iialgi vaja. Saared oleks võinud ehitada ükskõik kuhu ja oleks ikkagi kosmosest nähtavad ja ei oleks hävitanud mere ökosüsteemi uppumisohus saartega. Selliseid näiteid valitsejate totrate otsustest on nii palju, et nende ettelugemine vajab lõpmatut aega.
Aga võib-olla nüüd saate teie ka aru, miks mina ei usalda poliitikute otsuseid. Mina ei usu, et Eesti eliit teeb paremaid otsuseid, kui tegid kompartei tegelinskid nagu Ceausescu. Ma ei usu iialgi, et vabariigi vennikesed oskavad paremini rahva raha investeerida kui Lähis-Ida Lätu pead. Prognoos Rail Baltica kohta, Tallinn-Helsingi tunneli kohta, kinnisvara arendusprojektide kohta ja suurfirmade rahastamise kohta pole päikselised. Sulgunud ring. Vaadake, kuidas Venemaal asjad käivad. Seal kontrollivad poliitilist süsteemi väike grupp rikkaid inimesi, kes tõmbavad niite, millega nemad kontrollivad valitsust. Eestis on teisiti. Meie räägime eesti keeles. Otsused, mida Toompealt tehakse, pole seotud rahva nõusoleku ega tahtmisega. Otsuseid teeb suletud ring, kus ühel pool on ebakompetentsed poliitikud ja teisel pool on kompetentsemad sõbrad, tuttavad ja äraostjad. Kui sina ei leia ennast selles joonises, siis sinul pole mingit mõju valitsuse tegevusele. Kui sind ei kutsuta avamistele, pidudele, austusavaldustele ega koosolekutele ja kui eliit ei küsi sinu panust ega ideid, siis ei saa sina neid mõjutada. Sina jääd ringist väljapoole. Nendel pole isegi sinu häält vaja, sest kõik kandidaadid on suletud ringist pärit. On vaja seda suletud ringi purustada. Ameerikas mina olin konsultant mitme linnavalitsusele ja seal jäi minule silma linnamänedžeri süsteem, millel on mitu eelist. Linnavalitsustel on valitud volikogu, mille ülesanne on eelarve koostamine ja omavalitsuse seaduste vastuvõtmine. Valitud linnapea juhatab volikogu istungid. Volikogu valib professionaalselt linnahaldurit või linnamänedžeri, kes vastutab seaduste ja eelarve elluviimise, linnahangeti läbiviimise ja linnateenuste osutamise eest. Linnamänedžer on parteitu ja teda võib välja hääletada sama lihtsalt, kui teda ametisse määrati. Linnahalduri tegevust hinnatakse selle järgi, kui tasuvalt ta linna rahandust ja teenuseid haldab. Pole ühelgi volikogu liikmel kerge sekkuda hangete otsustamise osas ega teenuse pakkujate valikus. Ja seega on nähtavalt vähem onupoja poliitikat ja vastavat korruptsiooni. Haldurisüsteem ei tähenda, et administraatorid ei saaks teha tõeliselt rumalaid vigu. Vigu võib teha igaüks, aga saamatud administraatorid on palju lihtsam vallandada ja kõrvaldada kui poliitikut. Siim Kallas, Keit Pentus-Autorollo, Mailis Reps ja nende taolised torkavad meile silma iga päev, sest neid ei suuda valijad eemaldada. Sellepärast mina ei poolda parlamentaarset valitsemissüsteemi, eriti kui parlament on seotud kohitsetud presidendiga, kellel pole võimu. Mina eelistan tugevat, täide saatvat presidentaalset süsteemi, kus president on valitud rahva poolt ja president juhendab ja vastutab valitsuse teenuste ja kohustuste täitmise eest. Ministrid peaks olema presidendi valitud ja mitte partei tuusad. President peab vastutama oma valitud ministrite kogemuse ja kompetentsuse eest. Suletud ringi otsused ja tegevused pole optimaalsed, sest poliitikutel on piiratud kogemused ja piiratud sotsiaalsed suhted. Nende kultuur on vaatemäng, mitte probleemide lahenduse kultuur. Selle asemel, et pensionit tõsta väärikale tasemele, avalikult kingivad vanuritele 100 eurot selle eest, et sa elasid veel 1 aasta juurde. Ja nüüd tahavad välja kuulutada 200 euri vanurite tegevushüvitist. Aga ega pensionit ei puuduta. Kui on vaja uut ehitist, nemad leiavad oma seltskonnast ainult Tederit ja Sõõrumaad. On vaja riigifirmale juhti, nemad leiavad ikka ja jälle selle sama Sandor Liivi. On vaja lennundusega jälle ämbrisse astuda.
Suletud ringi Jaan Palmeril on alati kummikud jalas ja nii edasi ja nii edasi. Suletud ringi probleemil on ka peegelpilt. Eesti Ärijaliit, need, kes on sündinud hõbelusikas suus, need saavad osta mis tahes valitsust nad tahavad, sest nemad isiklikult tunnevad parlamendi veidrikuid. Nendel samastel avamistel, pidudel, austusavaldustel ja koosolekutel, millel lihtrahvas pole terne tulnud, rikkurid liuglevad sisse selle sama raha lödi peal, mille nad said valitsuslepingutest. Suletud ringile sisse ehitatud ligipääs garanteerib, et eliit on selle valitsuse, mida ta ise tahab, ja vaestel pole võimalust seda valitsust mõjutada. Meil, rahval, on vaja tõsist lobitööd teha ja nõuda, et valitsuse ministrid pole mitte poliitikuid, vaid oma ala professionaalid, kelle kätte võib usaldada nii võim kui eelarve. Professionaalide otsused on alati tõhusamad kui diletantide otsused.